sinine ilutus on tõstuki peal ja iluduse all on omanik ise. Ma tahtsin öelda, et asi on lappes. Asi on lappes või? No tere, võib öelda, et Martin majandab siin ja Karel hoiab kätt pulsil või? Või mis siit saama hakkab, et see... Te nägite seda storyt, kuidas see auto siia jõudis. Martin ise filmis, pani kokku selle Rootsimaalt tõi ja selle auto ajalugu on nagu keeruline. Et kui me peatume selle ajalool korra nüüd siin, et vaataks Car Verticali väljavõtted ka sellest autost, et sealt sai väikse vihje või? Jah. Et vaadake siin, et see on see Car Verticali väljavõte siin, et auto on olnud USA-s. Jah, siis ta on viidud üle kuhugi teise maailma otsa Dubaisse jälle. Nii. Ja siis... Car Verticali väljendus oli väike info, et mingi kahtlane värk on siin toimub. Et USA-s on mingi suurem avarii olnud, või noh, avarii on ja seal on üks pilt on ikkagi olemas sellest lääpas autost, mis on muidugi ilusama nurga alt. Ja siis Martin võttis USA, see, mis nii-öelda USA Car Vertical on, võttis sealt tasulise väljavõtte ja sealt tuli veel ilusaid pilte või? See on isegi USA Vinni kontrollima, et see oli oksjoni ajaloo mingisugune, saad osta oksjoni history pildid nagu. Et milline ta oksjonil välja nägi. Ja siis oksjonil tuli välja, et ta nägi välja selline. See ei ole väga ilus, aga siin me nende muredega tegeleme veel sellest hetkest, mis seal USA-st on talle veel külge jäänud, et Dubais ta tehti korda küll, aga peidus on mõningad vigastused, mis tegelikult tahavad veel ülekäimist. Ja Dubai päike oli selle autole haiget ka teinud ja tegelikult see käis poleerimises ja kas need klipid on nähtud juba ei ole või? Paneme sellest siia ka vanemaid klippe. Et kuna see juhtus nüüd peale seda Martini õnnetust siin BMW-ga kõik nii kiiresti, BMW-st võime ka siia pildid panna meenutusest või paneme lausa videoklipi või? No paneme väikse. No, jah. Õige hea vaadata. Vot, aga rääkides nüüd seda, kuidas võistlustel läinud on, seda te nägite. Viimasest videost nägite, et sidur hakkas libisema ja tulemused ei olnud ootuspärased. Lassov sai teise X-i või enda sinna nimekirja, et Martin defeated. Ei, no nüüd uuel hooajal, siis tuleb ära võtta. Siis hakkad näitama Lassovile. Noh, paar probleemi olid autole etsa ja ühtegi trenni ei teinud ja sai mindud. Kui piduripedaali puutud, siis tõmbab mootoril kõik jõu maha. Me lõikasime küll seal igasugused juhtmeid läbi, aga ei ole kasu, et auto on liiga tark, see töötab känni pealt ja känni pealt tal on mingi turvakanal seal, kus ta ei lühista neid asju ära. Et siinkohal peame minema Villeri juurde, aga näed, kuna sul on Nissan, siis Viljar arvab, ta kahe käega sind vastu, kallistab ja ütleb potsutab õlale, Martin, õigesse liigasse tulid. Siis me avastasime veel, et tal olid igased stenograafik asjad kaasas, aga see nuppude järgi vahetus ei töötanud. Aga siis üks Nissani fänn siit Eesti pealt. Eesti maastiku pealt, neid on jah, neid 370 fänne on meil olemas siin. Täitsa on, jah. Et sealt garaažist võib ka üks. Sealt on ka üks ehitamises, jah. Üks 370 samamoodi ja juba minule vastaseks, semiprosse. See mees ei viitsi striidis üldse jõmada. Noh, tõmmatakse kohe semiprosse, et vägev, et Eesti drift areneb, näed. Kas me oleme selle Nissanite maaletooja huvitame? Ma ei tea. No see selleks. Ma tean, et tal oli see pikka aega juba plaanis, aga nüüd ta jõuab alles sellega kuhugi. No nüüd ta näeb, et sellega on võimalik sõita Eesti meistriks, kui tahad. Aga ei, ta käis mind ka vaatamas ikka street klassis seal, kui ma esimese proovi tegin. Tervitame siinkohal, inimene tunneb iseennast ära ilmselt. Aga rääkides ja nüüd peale võistlusi, siis Martinil oli nii, et me ajasime auto tõstuke peale ja tuli Riiga minna, seda episoodi olete näinud Pikerniku rajale ja me võtsime kõik 3 tiflit kaasa ja siis võtsime selle autolt juba varutükke minu autole. Ja Martin vaatas, et mis asja, kui te juba tifli ära võtate, et ma tõmban terve tagasilla alt või? Mis nüüd juhtus? No tundus kuidagi, et nagu pehme see asi. Pehme? Et need osad käänaka puksid ja asjad läbi ja siis ma vaatasin, et juba, et kui teha, siis teeme seekord korralikult. Teeme juba seekord korralikult, mis saadab pemme oli mitte tehtud korralikult? No seal ei olnud ikka niimoodi üle käidud kõik. Okei, puksid olid. No mina suutsin street-klassi sõita originaal tagasilla puksidega niimoodi, et mul ei olnud ühtegi asja seal vahetatud, ainult fiilikollid olid, siis Martin panebki kõik nüüd poluve. Siin on juba sild alt võetud ja nägime kurja vaeva ja prestisime neid pukse välja. Kui Nissanil, tähendab 350 tulid need puksid lihtsalt välja, siis see metallist tala sees olevad metallpuksid osutasid ikka päris korraliku vastupanu. Ja pretsisid õli ja kõike värki. Ja kuumaks lasime ja ikka väga palju nägime vaeva, et neid kätte saada eile õhtul siin. Ja huvitav ongi, et 350 oli alumiiniumsild ja sellel on jälle mindud, ma ei tea, terase teed. Sa vist vaatasid ka, et vist ei sobi nagu, et panna siia see 350 sild alumiiniumist. Tal kõik need kinnitused ei sobi, need nurga kinnitused on kõik on teistmoodi.
mingid asjad ja tal on see rataste vahe on natuke väiksem ka. Okei. Et puksid on välja pressitud, aga siin on näete, need õõtsad on alumiiniumist ja asjad ja kui me seda autot siis peale seda pauku siit alt vaatame, ei ole ju plekid kõverad ja need, isegi need talakinnitused ja asjad on kõik oma koha peal, et visuaalis tundub nagu väga kole, aga alt see alusraam, mis on tähtis, see pole pihta saanud. Ja kui me seda auto veel põhjalt vaatame, siin oli see väljalase, on ju, sellest mis seda näitasime ja rääkisime või? Ei ole rääkinud. Et see on... Kas ma ei tea, kas mulle tundub? Ei, see on titaanium. On titaanium? Ja, see on Tomei titaanium sisselase või see Y-pipe. Martin autol on titaaniumist väljalase või? Mina vaatasin ja katsusin magnetiga ja mõtlesin, kas see on päris, aga ta ongi titaanium jääb vaata sihukese naljaka värviga. Siit ma võtsin selle, siin on vaata see silt, aga seda pole hästi näha. Ma guugeldasin juba. Guugeldasid? Siin on mingisugune logo on peal, lambid on seal riiulis. See on Tomei oma, mis on Jaapani firma, mis on ilgelt kallis, see tükk maksab mingi 700, pea 800 euri. Ongi või? No siit peegeldab, ma ei tea, kas see kaamerast jääb näha või? Aga on jah, Expremet TI ja TI tähendab titaaniumi. 700 eurot titaanium summuti või? Ole mõist. Ja nüüd ongi küsimus, et vaata, kus mul see lõpupütt oli, me üsime selle välja ära, ma ütlesin sulle, et seda vist siia enam alla ei pane. Ei pane jah, et Martin teeb ka võib-olla siis custom väljalase, et siin on mingi räsokas ka veel, ma kujutan ette siis peaaegu sama tootja vist. Kui sulle huvitav, et see on... Ei ole, näe, siin on ka. Ei, motortüüne, aga see on tegelikult ise vahele tehtud see lõpule veel. Tegelikult see Tomei oma on üks jupp siia nii kuhugi, aga see on lõpp on ise. Ma nägin ise, see on teise tootjamane Motorei. Et siin autoküljes oli veel ägedaid tükke ja ägeda tükk oli tegelikult see veel, mis oli seal sisse lasked on ka. Need olid ju selle omad, ütle nüüd, Stilleni generatsioon 3 nii-öelda, mis maksavad ka 7 sotti enam vähem. Jah, et õhku saaks parem peale, kui toru on natuke haiget saanud. No Salju pidi selle uue keevitama sulle. Nii, ja juba on tellitud ja vaata hooaja lõpus mees tõmbas autole egaks kohe, et niimoodi ei ole, et ta hooaja väliselt ära unustaks, et ma hakkan kunagi tegema, vaid nüüd ikka lahmitakse peale ja tegelikult seda tavaluksule jõuda veel või lõpulõksule? No ma mõtlesin seda, et hooajaks peab auto igal juhul valmis olema see aasta. Et ei ole nii, et midagi ehitad selle ümber ja teed, et kõik peab valmis olema, auto peab testitud olema, auto peab seades olema. Meistritelt võetakse õppust lõpuks hakkab ka keegi kuulama mind. Et tuleks hästi palju trenni enne teha. Aga siin on näha nüüd. No nii, mis sa kokku oled ostnud? Mitu puksid ja läheb, see on kõik tagasild. No seega tegelikult see on differ. Differ, tagasild. Ja siin on esisilla asjad. Esisilla asjad ka. Ja tagasillas on siis kaks seda, kuidas need nimetatakse? Kämberiarmid. Jah, kämberiarmid panen sinna, et saaks nulli keerata ilusti. Et meie street-klassis on see nüüd lubatud, ma saan aru. Jah, peaks olema lubatud. Sul on joonisid ka siin välja lastud juba kõiki. Jah. No vägev, on lubatud jah, selles mõttes, et kui sa autot madalaks lased, siis ratas keerab ennast niimoodi, siis saata püsti tagasi, see rehvi kulu on normaalne. Muidu tõmbab ainult ääred. Nii, ja mis veel laua peal on, mis need on? Ühedest on meil puudu. See on nüüd Austraaliast tellitud hüdrokäsipiduri installikitt, nagu torud lihtsalt. Et sa saad lihtsalt vedada. Ja siin on veel juppe, mul vedeleb. Veel vedeleb juppe või? Et see sama Poola sõber, kes sullegi, saatis mulle ka odavalt supportid. Saadame tervitused Poola pannile või? Jah, et nüüd ma saan panna, siis mul oli see kitt, et saab keevitada sinna need lisasupportid kõrvad. See on Salju eest, ta tegi selle juba ära. Noh, Salju videoklipid paad ka siia vahel siis? Ma ei tea, kas sellest on klippi, ta tegi seda oma ette. Nii et Martin läheb sama teed, et tehakse nii vägev streedi auto, et sellega on võimalik võita. Kui mina jäin teiseks, siis Martin võtab Eesti esimese. Huvitav, et üks see oli lahtis, et kuhu kotti see käib nüüd? Äkki see on tagavaraks. Või on kuskilt puudu midagi. Ei tea. Et tuleb kõvade spekkidega streedi auto ja ega mootori poole ja siduriga ei olegi muud vaja teha, vaid sidur on vaja ära vahetada. Kas sa juba tellisid mingi kange moorata ja siduri ka? Ei ole tellinud veel seda. Seda vaatate? Seda vaatab, aga nüüd ongi see, et vaata, me andsime kuuma sellele sillatalale värki ja põhimõtteliselt on sealt värv maas kõik. Et ma siin natuke kolistasin mööda netti, otsisin neid, kes siis värvivad ja teevad, puhastavad ja ma olen seal drifti maailmas näinud küll, et siuke koht on olemas nagu laagri pulbervärv. Said kaubale või? Sain kaubale. No võt, aga järgmised klipid tulevadki pulbervärvist äkki või? Et seal härrad lubasid mu silladetailid ilusaks teha ja mul oli siuke kaval plaan nagu niisama nalja pärast teha, et ma väriksin need siukseks vaissvääbi lähedaseks siniseks. Siin on natuke aega mööda läinud, et isegi Martini soeng on muutunud ja ave ja kõik asjad võtta. Aga täna oleme siin siis pulbervärvimine, Lipson Invest OÜ, et nii-öelda laagri pulbervärv. Ma tulin oma detailidele juba järgi, aga neid ma ei näita, me lihtsalt näitame, mis siin natuke toimub.
oma vastuvõttel siin. Siin pidid ka mingid mõned fännid olema. No pulbervärviks sellepärast on pulbri kujul tegelikult vaata. Ja ta tulebki kastidena, üldiselt 20 kiloaste kastidena ja ta on nagu pulber. Ja kantakse ta siis staatika töö põhimõttel nagu peale. Ehk siis püss annab nagu plussi ja siis siinid on nagu maandus. Siis kõik käib nagu metalli nii-öelda. Ja siis ongi ja sellega ta tekib see tõmbejõud nagu peale detailile, kus ta just sinna suunanud. On värvivalik piiratud ka või saab kõike värvida või? Mingi määral on ikkagi piiratud, aga tänapäeval on tegelikult suht laienenud see asi, et me tellime hästi palju värve USA-st, mis on nagu eri toonid nagu mingi ala Audi Grey näiteks. Et Audi Grey on ka siuke nagu piiratud ja valitud nii-öelda värve. Need talid jahtuvadki siin praegu? Need jahtuvad vähest puurid all, et ta ahjust tuli välja, ahjust ta läheb 185 kraadini, siis ta on selle temperatuuri juures 15 minutit ja siis ta saab selle lõpliku sulamise nii-öelda detaili. Noh, selle temperatuuri ajaga tegelikult on mängimise ruum ka, et nii-öelda kui on hästi paks detail, siis tõstetakse temperatuuri ja aega, et vastavalt siis paksus. Need on täitsa soetus veel? Need on juba elänud. Aga selle eelis ongi, kas ta on siis vastupidav on ka, kui ta kuumutatakse metalli külge? Jaa, ikka jah. See ongi ta nagu eelis? Ja ta on eelis ja ta tekitab selle hästi tugeva kihi nii-öelda. Aga seal ei mingit lakki asja ei ole, vist all ainult lähebki otse mingit detaili peale? On eraldi lakk ka, velgedel me kanname lõppkokkuvõttes veel nagu lakki ka veel peale vaata, et see ongi tekitab selle kihi juurde ja ta kilub värvi. Lakki põhimõte nagu on tegelikult vedelvärvil ka, et ta tekitab selle peegele efekti nii-öelda. No siin on päris suur müra, ma loodan, et midagi ei kuulda ka. Vetikad huugavad, aga põhimõtteliselt pulbervärv on jah, mis kantakse nii-öelda elektriliselt peale, siis mõnaks need suurde ahju. Päris suur ahi on, kas sinna mahub terve auto kerega sisse või? Väiksem auto kere oleme mahub. On jah? Väiksem auto mahub või? Ja siis ahjust tulevad läbi ja siin kuivavadki detailid. Mingisugune lifti süsteem on teil, siin käivadki asjad edasi tagasi. Ta ongi nagu üks ring tehakse peale. Aga kus Martini detailid on? Ma viisid peit ära juba. Viisid peit ära juba või? Neid garaaži alla alles. Garaaži alla või? No vot, väga äge, kellel on pulbervärvi teenuseid vaja, siis laagris nad asuvad. Saab ka väikseimaid teha või see on mingi custom eritellevus või? See on ju terminali värv. Terminali värv on see, jah? Siia lähebki nüüd veel mingi special lakk peale, et sellele paneme kuldse lakki peale. Siia tuleb disco lights, sest ta on siuke nagu päikse käes, siuke mingi eritoonid. No vot, kellel on eritellimusi vaja või tavalisi tellimusi vaja, siis pulbervärvid.ee või? Saab küsida? Saab, ja väljed ja kõik asjad tehakse korda ja ilusaks teil siin. Niimoodi, et minge vaadake kodulehe pealt, seal on mingid näidised ja asjad olemas kindlasti. Facebookis on ka laagri pulbervärv. Ma ei tea, siit lämmegi hüppamegi siis garaaži või? Martin näitab oma detaile või? Mis siit tehasest välja voolasid või? Ja täna hakkame kohe kokku panema. Kohe kokku või? Kohe kriimustame ära või? Aga kui on see kriimukindel see nii-öelda värvid? Kriimu saab peale ikka, kui tahab. Kui ikka väga tahab, saab kriimut peale või? Mis see on? Mis see on? Candy green on see või? Candy sinine või? See on, oota, mis seal oli? See oli nimi küll. Rall-kood 5005, aga seal oli nimi ka. Belarussi sinine. Ma ei tea, oli ka päriselt või? Ja oli ta. Belarussi sinine või? Martin väris oma tükid Belarussi siniseks. See oli mingi nimi, päris nimi. Nimi ikka päris nimi või? Ei ole sinine või? Kui auto on sinine, siis pidi saama ka siniseks detailid või? Aga vaata, kui hästi kollase kokku lõpp. Läheb hästi kokku, jah. Ja tegelikult see on ju saladuskatte all võime öelda, et see ongi päriselt Wisewebi sinine või? Mõtle, kui siia Wisewebi kitt panna selle silla tala külge, siis on kõik. Mulle tundub, et Martin tahab endale vägisi tõmmata tehnilises jama kaela lihtsalt. Mis sa arvad, et kui autol sul siuksed pulgad on, siis keegi ei lähe ütlema kaebama su peale tehnilisse. Minge metsa Martinile Wiceweb taga. No, las nad siis mässavad. Street-klassis konkurendid hakkavad nutma selle peale. Las nad mässavad. Las nad mässavad või? Sul on kõik on legit või? No, vaata, siukest tükid ei tule asjast. Martin ehib ennast lihtsalt võõraste sulgedega. No, kes teab, äkki ma suundun ka kunagi semiproosse. No vot, toorik on nüüd õige olemas, et ma kahe käega olen poolt, et tule semiproosse, see palju lihtsam. Nurka rohkem saab normaalselt tossutada. Aga põhimõtteliselt need detailid täna sinna. Täna sinna või? Mis siin tuleb kollase sinise kombo või? Palju kollaseid tükke? Ja ma ei ole seda ka tegelikult filminud, kuna mul ei olnud ühtegi kaamerat, aga ma tõmbasin esisilla ka laiali täiesti. Esisilda pole ka all. Koledad need originaal amordid on näitsin.
kus viil on? Kus on ma viil? ei tea, kuskilt tollis või USAs või ma ei tea. Ootame. Nii et viimne, kui üks puks vahetatakse ära siin ja isegi roolilatil pannakse jäigad puksid külge. Nojah. Kõik läheb kollaseks. Aga kas neid värvivalikut sai ka valida või saanud? Ei, nendel on tugevus järgi kollane, kõige tugevam, mis siis on vist punane äkki või? Kolm meest on auto kallal, ma ise ei mahu enam juurdegi. Karel läks just koju ära. See nurk on liiga. Aga Sillatala tundub, et on kergelt saanud pihta ikka veel sealt mõnest kohast, et mõne selle kaika paigaldamisega on natuke keeruline. Et me ise siin natuke väänasime seda, aga need vedrutoed üks pool ei taha minna tõesti. Aga maagustab trikki. Maagus pani esisilla kokku, ainult roll jätta alla ja peaaegu saab driftida. Siis kui roll jätti küljes ei ole, siis on normaalselt lokki autol. Banderas sulle meeldib ju vahetada difrit nii, et ikkagi laseme auto parandada. Saad selili alla visata. Jälle lööb selili juba auto all. Kuule, see sinine sild on väga kaunis. Üks on veel seal äkki. Ei on. Issand jumal, Martin. Keegi on kõik pollid põhja keeranud lantsi keeles. No siis ei kao kindlasti ära vaata. Jaa, no. Mul oli võistlustel igav. Ma saan enda selle tooliga siin selili lasta. Vaadata, kuidas sild on. Veel üks kord selili auto alla. Ootan. Ärge kraapige. No kurat, pikka õhtu garaažis jälle, aga üksi ma poleks sellega elu sees hakkama saanud, nii et aitäh kõigile, kes kohale tulid ja Karel läks koju magama lihtsalt. Tere hommikust. Nagu näha, siis Martin on suht kehv, sai filmigi raudselt on ju. Martin on suht kehva filmija, nii et auto on valmis. Martiniga on see, jah, see... Ma veel harjutan seda, ei oleks auto valmis, kui ma kogu aeg filmiks. Mis sa satud lobisema siis või? Ei, ma ei tea. Raske on see operaatori elu. Raske on ikka jah, et autot remontida ja filmida samal ajal ja pärast sa lähed arvuti taga ja siis vaatad, mis kompoti sa ise ka filminud kokku oled, siis sa pead selle veel kokku ka supiks keetma. GoPro akut saab kõik tühjaks timelapsi pealt ja seda läks meelest võtta. No võt, ega ei ole see... Vaata, sa oled harjutanud ikka. Ma olen harjutanud, YouTuber elu ei ole lihtne, on ju.
ja ükspäev võtsingi siit kaamera, tahtsin klippi teha, aga kaamera oli ka jäetud on position'is ja gimbal oli ka on position'is ja mõlemad akud olid tühjad. See olin mina, jah, see oli pärast seda lihtsalt remonti. No ei ole hullu, eks ma aitan sind järje peale, küll ma kurjustan suuga siis jälle, et kui midagi jälle filmimata on. Täna siis kas autost saab klippe, GoPro klippi seest? GoPro klippe, jah. Saab ikka, lubada. Sa pead ise käima panema, sind ei olegi. Ma olen ka koha peal, äkki Martin läheb mulle ka sõita, ma ei tea, vaata, ma proovin. Ja siis me tuleme tuulutama uut autot. Aga siis tähendab, et võtame ühed 225 ka kaasa igaks üks või? No võtame. No proovime siis, proovid meisterrehvi ka ikka. No. Mis on nende beebirehvid ikka? Need ei sobi rattakoopassegi. Need on nii väiksed, nendega läheb lihtsalt ringi, et võtame ühed 225 kaasa. Magnus näitab, et et rehvi valik on meil suur, et rehvipunkt aitab meid igasuguste rehvidega, mida hing ihaldab, kõike saab rehvipunktist. Aga ühed peaks välja peal olema 225. Ja need on, võtame need kaasa siis tutikad. Võtame siis tänavarehvi ikkagi. Vana hea Sunfull. Vana hea Sunfull, muidugi. See Sunfull tõi ju Eesti sulle meistritiitlid ja kõik jutud. Jah, ma sõitsin ju tänavarehviga nimelt, et ei saa öelda, et rehv kehva on. Auto tuleb lihtsalt teha vastavalt rehvile nii palju kiireks, et saaks sõita. Aga täna ilm on ka siuke plägane ja lögane, ega ei tea, vaata, kas tõmbab kuivaks ära, kuigi pilve tagant päike paistab küll. Ja Banderas on ka BMW-ga tulemas. Ei ole modikatsiooni või? Tuleb trenni teha ja harjutada või? Et ei tuleks pinne või? Pinnimeister 2021 või? Katust ei tuleks. Katust ka ei tuleks. No korra päi veel piibel, kui sa katuse saad panna, siis ma annan medali sulle. Mida te sokite siin? Tule vaata neid rehve, ikka päris suur vahe on. Päris suur vahe on või? No vaatame rehvid ära, siis räägime sellest oranžist Nissanist ka veidike. Oranž. No oranžide velgedega. No 205 40 17 versus 225 45 17. Noh, väike kõrguse vahe on, teised teavad siin. Jah, selles mõttes ma võiks ka juba 40 asemel mingit suuremat lihtsalt panema. Aga ei ole vist head mõõtu võtta siukest. Kui sa leiaksid 18 tollise 205. On olemas, aga neid on väga nagu vähe märke. No auto all näeb see eriti väärakas välja. Koobas on tühi. No selle autol on siuksed kuradi tummised koopad ka. Seda küll. No nii, aga meil on siis veel üks Nissan ju, ma ei teagi, kas te tänaseks päevaks seda episoodi olete näinud või ei ole, aga siis tuleb sellest autost 2 episoodi nii-öelda ülevaade. Et lähme proovime täna siis sellega traagil seal 200 meetri peal paar triipu teha, vaadata, kas see ilm laseb või ei lase. Ja ma ei tea, kui siuke märg on, siis ma võin isegi driftiraja peal proovida sellega sõita. 18 tolliste katastega, et siin on LSD differ all, et siin on 370 Nismo differ, mis on veel omakorda mingid lisajahutusribidega sinna pandud tuuning, et see peaks jõudma märjaga libiseda küll. Aga kässarit ei ole, see on võib-olla siuke ebamugav ja harjumatuse värk. Noh, ilm on vesine. Ilm on ka not sponsort. No ilm on ka not sponsort. Ei ole hellitatud jälle, kui vihma vaja ei ole, siis teda on igal pool. No praegu tundub, et tõmbab veits nagu paremaks. Kuule, aga räägi sa ühe ringi, said teha, mis seal nüüd oli nüüd? Ma ei tea nüüd, mul ei oli piiraja kuskil alla kukkunud. Sul on ka need mapid ja asjad ja siis sul oli pandud see Valiant mode peale või? Valiant mode või kuidas see on, et see annad kellegile varkida auto lihtsalt. Nagu 5 tonniga sa peaks ka driftida saama tegelikult. 4,5 ütleme nii. 4,5 või? No Martinile toodi need roolinupud ja asjad garaažist, et saab õige mappi peale panna, aga sealt tuleb see pop and banks välja või? Proovime. Popeye tuleb välja. No vaatame, siis saab sõita. Ma selle Nissani hõbedasega tegin ühed räägi, et ma võin klipi panna siia, et driftisin, lasin ringi kõik. Vihma hakkas sadama ja nüüd ootame, et kuivaks, äkki saab mõned triibud veel teha. Siis lähme proovime Nissaniga ka driftida, selle Nissaniga. Ja Magnus majandab ju, vaat mis teeb ju. Paneb sulle airbagi tagasi. Liiga ohtlik on. No, pane õige riisin peale, Magnus. Lükka need alt pestikusse lihtsalt. Ja ma vaatasin, mitu vahetu siin on, kui see on selle nii-öelda selle omamist. Ma ei tea, ma panin viimane kõik lihtsalt. Pane kõik külge ja siis saab vaadata, kas tuleb see Pops and Banks ka välja või? Mitu kanalit sul seal on? 5 peaks olema. 5 või? Masterist panin teise peale, teine peakski olema Pops and Banks. Tegelikult on vale mingi. Two-step oli kirjas. Two-step või?
töötab või? Enam ei piiranudki või? Tuli välja ka või? Ma põõsa taha ei näinud. No see sirge pealt see flip on nagu kuidagi imelik. Jaapani maavõistlus. Tere härra, kuidas teie päev läinud täna on, näed? Päike on välja tulnud isegi. Iga ringiga läheb päev järjest paremini. Läheb iga ringiga paremaks või? No nüüd me keerasime autot veel pehmemaks, vaata, mis nüüd tulema hakkab. Suitsu tuleb. Suitsu, jah? Kus suitsu seal skilli või? Nüüd hakkab rehvi isegi kuluma. No, ma vaatasin, et sul paar ringi on tegelikult isegi. Aga 10 minti on lõpuni jäänud, vist saadki ühe ringi äkki veel või 2. Hästi läheb saad 2. Eelviimane või viimane, jah? No nii. Anna nüüd minna. Üksi tahtis minna. Üle lennu said. Ja siis ma saan sõita nüüd siin. Saad normaalse auto vastu või? Ma ei tea, kes see on. Ei tea. Kas see on Pino vana auto või? Näed rohelist kuskilt või? No vaatame uus katse. Mees vaatas ka kella. Tahab juba vist koju ära minna. Mis oli liiga palju grippi või? Jaa, jumala harjuvõtt oli. Ära hakka nii hullult, nii palju juurde ei tulnud, aga ilusti viiskasid, kui selle järelt kinni püünud oleks, jumala hea. Ma tee seal lõpus sõõrik ära ikka. Rada lõpul. No vot, see on see pidamine, mida ma ütlesin. Et ta jaata lõpus jääb pidama. Tee veel siin edasi. Päev läks lõpus väga lõbusaks. Väga lõbusaks või? Lõpus oli see, et kes lõpetab rehvid esimesena või? Ei tea, jah, seal läks. Mu ees hakati seal andma ja ma olin tahad lõpetada, kes ma andsin ise takka. Mis on pärast näinud autost välja, ei saanud hinget? Ei saanud hinget, enam kõik oli nii tossu täis. Osad vennad parkisid seal, vaata. Ega sileda rehviga siis treila peal ei sõida ka või? Mis sa tegid siia? Kaevasid oma kartulivaa piivele maha või? No võt. Kevadel tuled kartulat võtma või? No teada, Martin on siin käinud. Martin on käinud. Ei, auto algus tegi pulli, aga pärast tegi kõik õigesti ja sõitis. No ja ikkagi grippi on vaja. Grippi, ei ole vaja selle libeda autoga sõita. Ma sain aru sellest, mis ta teeb nüüd. Ja selles mõttes need flipi kohad olid nagu ikka poole parem sõita. Viskad. Ja gripib ja üldse kõik oli palju parem lõpus. Ja mina sain nii palju teada, et minu arust see kompressor seal ainult peeretab sinna sisse laskesse, et sealt ei tule väga palju boost'i. See minu arust ei ole üldse kiire ja minu arust, et vaata, et originaal on kiirem ja 370 sain mitu korda peksa. Oleks pidanud ka sellega... No oleks pidanud jah, oleks pidanud natuke jätma säästma, et oleks saanud. Ei no mul oli sinu rehvid ka siis. Ahah. Tundub, et see on nii seifi see kompressor seal keeratud ja seade, et Viller peaks seal üle käima selle asja. Ei, meil on üldse teine plaan. Me teeme ta teistmoodi pilliks. Ja me teeme ta kiiremaks. Võtame selle kompressori ära, siis on kaaluvõit kohe. Ja kohe väge soht peale. Ja siis saab selle auto kompressori panna ühe teise auto peale, kus saab selle potentsiaali kõik lahti keerata. Kas siia või teise peale? Sinna või kes teab kuhu. Võt, aga ma ei tea, kas see osa on ka läbi või? Ei tea, mis osagi see on. Ma ka ei tea. See on kõik läbi segi film. Jah,
aga me võime öelda, et pange like, subscribe, kommenteerige ja eks me näeme uues episoodis jälle kuskil. No, jälle nägemisel. Davai, ma sõidan sellega nüüd lähen linna peale laiema. Kui ta kiire ei ole, siis ta on niisama ilus.